Viljandis tegi korraliku häältesaagi Isamaa erakond, kes pärast mõnenädalast kaalumist sõlmis täna Raekojas pidulikult koostöökokkuleppe EKRE-ga. No ei saa öelda, et ta kerge oli, aga ei saa öelda ka, et see oli väga keeruline, sellepärast, et Eesti Konservatiivse Rahvaerakonnaga oli meil väga suur ühisosa, kui me vaatasime oma programme ja kui me siis ka läbirääkimiste laua taha istusime, siis suhteliselt kiiresti me leidsime ikkagi selle ühisosa, mille baasilt me jõudsime järelduseni, et on mõistlik ühine koostööleppe sõlmida. Nii et ma ütleks, et oli loomulikult teemasid, mis nõudsid rohkem läbiarutamist ja oma vaheliste positsioonide kooskõlastamist, aga üldiselt kattuvus oli väga suur. Mis on võib-olla EKRE-l niisugused südamelähedased asjad, mis teie nii-öelda nägemist mööda tuleks kindlasti kohe nüüd linnas ette võtta ja ära teha? No see parkimine, näiteks mind ootab ennast üks trahv, mida ma pole siiamaani ära maksnud, seepärast, et see, ma arvan, see on ebaõiglane. Lihtsalt vale joone vahele kogemata parkisin ja 40 eurot ootab. See on esimene asi, mis tuleb kindlasti ära lõpetada, see on täiesti amatöörlus enne kuulnud. Sellega, et Viljandis tasuline parkimine tuleb lõpetada, on nõus kõik koalitsioonipartnerid, kuid seda, mille nimel järgnevatel aastatel linnas vaeva tuleb näha, on päris palju. No üks valdkond on kindlasti investeeringud, mis on suunatud ju arengule. Küsimus, kas ja kuhu Viljandis uus lasteaed peaks kerkima, mil moel ja kuidas renoveerida vana spordihoone, mis saab Kaare koolist ja haridusliku erivajadustega lastest Viljandi linnas. Samamoodi mitmed investeeringud teedesse tänavatesse. Uue hotelli ja spa valmimise puhul linn peab looma valmisoleku parkla juurdepääsu tänavate ja ühistranspordi liikluse ümberkorralduse baasilt. Et see on üks valdkond, seda loetelu võib jätkata, aga see on seotud investeeringutega. Neid tegevusi on veel, aga need on paljuski ka tegevused, mis lisaraha ei nõua, aga kus meil on senisest linnavalitsusest erinev nägemus. Tulevase Viljandi linnapea rollis saame suure tõenäosusega näha Viljandi muuseumi endist juhti Isamaasse kuuluvat Jaak Pihlakut. Mis on võib-olla sellised teie jaoks kõige hingelähedasemad teemad, mis siis kohe nii-öelda käsile tuleks võtta? Tahan teada saada, mis probleemid siin Viljandi linnas on kõige valusamad, mida tuleb lahendada igal juhul. Kindlasti on need mõned väikesed asjad, mis siin on viimastel aastatel inimeste meeli köitnud. Minu arvates peaks olema Viljandi linn meeldiv koht nii meie elanikele kui ka meile siia tulijatele. Viljandi linn on kultuurilinn ja meie jaoks on väga oluline, et kõik inimesed, kes nii kultuurist kui haridusest lugu peavad, et nendele on Viljandi ikkagi koht, kuhu nad tahavad tulla ja kus nad tahavad olla.